Minuga trennis. Podcasti sponsor on yourfitpoint.ee. Tere kõikidele podcasti kuulajatele, et täna on meil siis 5. osa, teeme ka videot ja meil on peale siis minu ja Jüri Leinvaldi ja Kristjan Mandli täna on uus podcasti külaline Mark, et Mark, natuke tutvusta ennast, et kes sa oled ja millega sa tegeled ja kust sa tuled ja Rakverest tulen jah, et kuna teemaks vist on toidulisandid, sellepärast mind vist kutsuti siia, et tegelen 3 aastat juba toidulisandite müügiga. Praegu on mul siis 2 sihukest väiksemat toidulisandite punkti. Nüüd plaanis on avada üks suurem, lisaks siis veebipood. Järgmisest kuust ma loodan. aga mis spordiga sa ise tegeled või? Tegeled üldse spordiga? Praegu jõusaalis käin selles mõttes aktiivselt, aga traumasid on nii palju olnud, et võistelda enam ei soovi jah. Aga jõusaalis sa teed siis nagu massi või? Pigem ikka jah, sihukest jah. No kui kunagi võib-olla üritasid sihukesed üheseid rekordid teha, siis nüüd võib-olla üritad seal 5-15 rekordit teha. Aga rammumeest või midagi muud ei ole proovinud? Ei, selles mõttes mul on ikkagi kuskil mingi 10 võistlust teinud. Rammumeest? Ja, et mingid medalid kodus on vanast ajast. Okei. Eesti võistlused? Ja, et mul läks selge, et meil 500 kilo oli peal, seal jõutõmme kahekesi tõmbasin. Mina tõmbasin oma poole üles, aga siis tema seal ei õnnestunud ja kuidagi viltu läks seal ja seljast käis nõks läbi ja peale seda põhimõtteliselt. Ma saan hästi kontrollitult saan teha, et jõud on praktiliselt sama, aga ma pean nagu väga ilusti tegema. Aga see paaris tõmbel seal vist on, kas see pikkus on tähtis? No just on, ma olen ikkagi päris pikk mees, teine oli lühem ka, et siis ongi seal. Kes see teine oli? Argo Aunurm. Argo on ka pikk ju. Argo on sinu pikk. Minust on natuke on lühem, aga igal juhul ta ei tõmmanud ära ja seal mul kohe krõkk tõmmas puusast. Me Argoga töötasime koos. Tartus. Argo jah. Argo enam ei tee jah, ta on. Argo on vist kõvasti alla võtnud ja on jah, ma ei ole näinud. Peenikene poiss praegu. Jah, ei, Argo on väga kaua teinud. Argo vist, kas ta vist 18-aastasena vist juba alustas rammumehega või Argo on... No see oligi, minul see trauma oli 2010 või oli 2000, ma ei mäletagi täpselt või 12, et ikkagi üsna 10 aastat tagasi. Mis sul siis juhtus? No see sama seljatrauma. Ja enne seda muidugi mängisin kossu, siis käis õlk käis liigesest väljas. 45 mitir õlk selja taga, et ootasin kiirabi, et paras piin oli. Et mul siiamaani on see, nagu ta ei käi päris normaalselt. Füsio ütleb, et siiamaani, et ma olen nagu imemees, et üldse suudan sihukeste raskudega nagu teha peale seda, sest ikkagi siin purunesid mingid asjad. Tegelikult seda peaks nagu opereerima, aga hopp on ka trauma ja pigem ei ole mõtet riskida, kui võistle ka. No ja, kui nii palju aega möödas on, siis ega see hopp enam ei tea, ma eelmine aasta käisin veel kirurgi juures, tema ütles, et nagu võiks teha, aga et järgi hopp on trauma. See hopist taastumine jah, vist on ikka tohutu nagu kurnav kehale. Mitte taastumine, aga pigem ongi, et just hopp on trauma, et ta ei pruugi sul hakata normaalselt käima. Aga trenni segab? Segab, ütleme, kui ma võin seal 150 kilo 10 korda surun rinnalt, aga kui ma hakkan 180 võtma, siis hakkab mul üks käsi hakkab natuke tudisema. Et pigem saan seeriaid teha, aga seda ühene nagu ta hakkab seal, ei ole stabiilne nagu. Aga ongi, kui eesmärk ei ole võistelda ja tavalus ei sega. Ma räägin, kui ma saan juba sihukest raskustega teha, mis point. Aga ma pean selle kogu aeg tegelema, enne igat trenni soojendama, harjutusi tegema, kui ma neid ära jätan jälle, siis ta läheb täitsa käest ära. Aga mille nimel sa siis praegu nagu treenid, et hea välja näha, et vitaalne olla, et... Täitsa mulle lihtsalt meeldib, ma olen see harjunud. Saad maandada pingeid sinna jõusaali ja... No just. Okei. Et mingisugust nagu võistluse eesmärki või mingisugust sihukest... Võib-olla kui oleks mingi 1-2 ala, siis võiks nagu kontrollitult teha, aga ma hakkasin boksi 2 aastaga tegema, nüüd on 3 mutriga bitseps on kinni. Et selles mõttes jah. Ei ole mõtet riskida. Podcasti nagu üldse läbiv teema ongi ainult vigastused, mulle tundub. Kõik on juba nii vanad. Ja just nagu. Aga nagu, kui nagu ajas tagasi vaadata, et mis nagu endal nagu jätaks pigem tegemata või mingisugused vead seal jõusaalis või see paaristõmme või midagi, et on midagi sihukest, et mida nagu kahetsed või? Võib-olla selles mõttes jah, boksi suhtes küll, et oleks pidanud jõusaali nagu kõrvale jätma. Aga ma üritasin praktiliselt samamoodi veel teha seda boksi või seda jõusaali tähendab edasi, pluss siis võtsid veel seal 3-2-3 boksitrenni lisaks. Aga kuna sa oled nii täis oled sellest jõusaalist, siis sul lihased saad nagu krampis kogu, aga tegelikult seal sa pead olema nagu vabalt, vaata.
Läksime sõpradega seal Sherba juures käima seal boksis, vaata, siis samal ajal käisid, öösel olid klubis tööl, siis käisid seal boksis, siis peale boksi midagi sõid natukene, siis läksid kohe jõusaali, kurat, kaua sa niimoodi jõuad, öösel magamata, siis lähed käid seal boksis, siis peale boksi jõusaali, mingi et tuleks valida see üks nagu. 3 kuud ja siis kõik kohad olid nii valusad, nagu see ei olnud nagu lihasvalu, see oli mingi rõve siukene, õladki kragisesid ja küünanukid olid räigelt hellad ja muidugi üle trenn ka, et ei taastunud ja nõrk . mina Jah. või? noorena võiks seda niimoodi teha ja paar kuud. Nojah, see oli vast siis, kui ma ei tea, 30 olin, see ei ole enam eriti noor. tuleb üks suund nagu valida, ei ole mõtet teisi asju vahele teha nii liiga palju. ongi, kui tahad midagi saavutada, siis jah, tuleb keskenduda ühe ala peale, mitte noh. Võib-olla see oli ka, et tahtsid nagu ilus ja tugev alati korraga olla. Et võib-olla kui oleks valinud samale Ramuka-Suuma, oleks nõus selle kõhuga olema seal olla, et siis oleks ka võib-olla isegi paremini läinud, aga tahtsid ikkagi nagu jah, et ja see on jällegi seesama, et tuleks nagu see üks suund nagu valida ja selgeks teha. Aga see korraks käis nagu see taastumine ka jutust läbi, et kas see taastumise koha pealt, kas võib olla nagu selline asi, et võib-olla nagu seal mingisugused, ma ei tea, kõõlused või midagi andsid järgi, et nagu, et võib-olla midagi menüüst oleks saanud seal teistmoodi teha, et võib-olla millestki nagu toidulisanditest või toitainetest ei puudus või? Ma ei usu, ma arvan pigem liiga palju trenni võib-olla nooruses. Tahtsid liiga palju ja. Aga selle toidulisandite koha pealt, et kas nagu noh, ütleme, kui sa tahad nagu juurde võtta kaalus lihasmassis, siis on lihtne, et siis lihtsalt söö rohkem, aga need boksid ja igasugused need vastupidavusalad ja mida seal nagu pigem peaks nagu eelistama või no seal on vaja võib-olla ka, ütleme, et sa jaksaksid pikemalt kesta. Et näiteks kui ütleme pre-workouti valib kulturist või valib näiteks jooksja, siis ütleme sealt üks asi tuleks, mis arginiin välja võtta, kui sa pead arginiini jooksjale sisse, siis lähevad jalad samamoodi kiiresti täis. Aga kulturist tahabki, et tal läheks keha võimalikult kiiresti täis. Et võib-olla siuksed vahed. Okay. Näiteks. Jaa, selle peale ma ei olegi kunagi mõelnud. Et mina alati soovitan, kui on võitlussportlased või jooksjad, et kui tulevad, et võtaks just siukse selle pre-workouti, kus ei ole nagu argiliini või see tsitruliinmalaati sees, mis siis selle lihase nagu täis ajavad. Okei. Aga muidu nagu jooksjatel ja seal kestvussportlastel... No vitamiinid, mineraalid kindlasti, et nad ikistavad ka isegi rohkem võib-olla kui kulturistid. Et... Ja seda valku ja ka... Ja magneesiumit läheb ka rohkem neil. Ja. No magneesiumit, seal on isegi mingi vees, et mingi borsiomid ja mingid asjad, et... No jah, aga neil ikkagi kuuled küll ütled, jälle mul on grammid. Kui söön magneesiumiga ikkagi on grambid. No jõusaalis on samamoodi grambid. No ei tea, mina olen iga õhtu võtnud, mõnel ei ole kunagi olnud. Okei. Mida sa ise võtad siis iga õhtu või iga päev? Mul oli siis, kui see koroona aeg siin hakkas, siis ma nagu lugesin paar raamatut läbi, üritasin nagu teada saada, mis haigus see koroona on, kuna ma tegelen ka terviselisandite müügiga. Et see on tegelikult rakupõhine haigus, et selles mõttes, et inimene haigeks ei jääks, siis on vaja kuidagi rakkusi kaitsta. Ja tegelikult need vitamiinid, mineraalid kaitsevadki rakkusid. Ja näiteks mina, mu elukaaslane, me ei ole kumbki vaktsineeritud ja kumbki ei ole koroonaga kokku puutunud ka, me kumbki ei olnud haige kordagi. Et see paras kombo oli, mis mul igapäevaselt sisse läks, aga no ma arvan, et see toimis. Ma ei oska öelda muidugi, ma ei tea, kas see toimis on ja võib-olla toimis mingid teised asjad ka. Mis seal siis konkreetselt on? Mingi D-vitamiini hästi palju ja mis veel? D-vitamiin, tsink, magneesium, omega-3, mis ma võtsin paar küüslaugu tabletti. Ega midagi erilist ei olnudki. Aga kogused? Suht kõrged ikkagi. No võib-olla tavakasutaja jaoks kõrged, aga võib-olla siin Charles Poliquin oleks öeldud, et kuule, et see on ikka väga väike kogus. Tema, kes propageeris hästi neid kõrgeid vitamiinidoose. Ja nüüd lõpuks tuleb välja tegelikult, et tal oli nagu õigus. Tema rääkis aegade algusest peale, et BCA tuleb võtta vähemalt 20 grammi, aga siin meil müüakse purke, kus on 2 grammi, no sellest ei ole mitte mingit kasu. 2-5 grammi vist jah. Sellest pole mitte minimaalselt 20. Aga kas niimoodi ei ole nagu kõikide nende toidulisanditega, et nad on nagu aladoseeritud minu meelest? Loomulikult, sa saad ju raha küsida selle. Jaa. No. Ütleme, ma ise räägiks oma selle suhtumise ära, et tegelikult nagu siin trenni alguses on, ütleme trenni algusaastatel on nagu enam-vähem kõik asjad ära proovitud, et mitte nagu kõikide tootjate kõik asjad, aga kõik need igasugused, mis seal vanasti müügil olid, et Tribulus ja kõik need praegu on, mis ta nimi on,
Turkistan või ma ei tea, mingi väga imelik asi, mingi väga imelik asi. Pidi olema mingi Ectiseni mingisugune vorm nagu, seda Ectiseni ma olen proovinud. Et siin, ma ei tea, võrreldi mingisuguse stanosolooni või ma ei tea, metaani või millega iganes, aga tegelikult ma ei tea, toime oli täitsa nullilähedane. Paljudel asjadel ongi lihtsalt see platseebo mõju, eks ju, et sa maksad selle eest mingit hingehinda ja siis tegelikult sa kujutad ette, et see teeb midagi, aga noh, kas ta reaalselt midagi teeb või see on lihtsalt see kujutelm või noh, kes teab. Ja siis teine asi on see, et nagu miks need suured valgupurgid ja miks need kreatiinipurgid ja miks nad on nagu pooltäis, eks ju? Et nad on ju pooltühjad ja tegelikult. Miks nad peavad olema nii suured? Et see ongi nagu kuidagi nagu siukene metsik äri. Nagu äri, raha välja petmine. Aga nagu, kaal on peal kirjas selles. Ja, seda küll. Aga miks see purk peab ise nagu nii suur olema ja ta on pooltühi, eks ju? Et no, ükskõik mille see võtad. Motivatsiooniks sulle. Muidu käsi ei mahu sisse nagu. Ma toon näite, kui mul on 2 ühesugust purki, või ta mitte ühesugust purku, vaid sama toimeainega, ütleme toidulisandid. Ühe peal olid mingid luukõre pead ja värviline see ja see kõik osteti ära, aga see, mis on nagu neutraalse sellega, mitte keegi ei osta. Ja siis seal on hästi palju igasuguseid erinevaid kirju. Ma praegu ühe ostsin sellepärast, et mul poeg käib trennis ja naine käib trennis ja tütar käib trennis ja aga seal on mingisugused hästi palju mingeid kirju, ma ei jõua neid kõiki isegi seal läbi lugeda. Ja siis põhiline on see, et ütleme, see purk on 2 kilo 200 grammi, eks ju, ja siis sinna on peale kirjutatud 200 grammi nagu tasuta. Kuidas ta on tasuta? Ma maksin selle purgi eest, seal ei ole mitte midagi tasuta, ma olen selle eest maksnud, seal ei ole mitte midagi tasuta. Andke mulle see 200 grammi ainult, mis seal siis tasuta on. See ongi see, et 7 päevaga säravalge tambad on, et elu seeski neid ei tule, ja see toidulisandite kontroll, selles mõttes sa võid ükskõik midagi sinna purgi peale kirjutada. Ravimiga sa ei saa, seal pead katsetused tegema asjad eelnevad sellele. Aga toidulisandi puudub täielikult, sa võid ükskõik mida sinna ajada. Jah, ravimi alla ta ei lähe ja ta ei lähe ka nagu, Toidu- ja Terviseamet tegelikult neid ei kontrolli, sellepärast, et neil ei ole lihtsalt ressursse ja ma ei tea. No praktiliselt jah, et USA toidulisandid on üsna aladoseeritud, ma olen kuulnud päris palju neid maailma tuntumad brändid, mis on ikka avastatud, et on poole vähem sees näiteks proteiini. Üks asi, et vähem ja teine asi hästi palju need, mis on nagu nii-öelda süsivesikute vabad ja suhkruvabad, et tegelikult see oli pask ja nad olid suhkrut täis nagu. Okei. Või siis topivad mingid keemiad sisse, et hästi algus, kui turule tulevad, panevad mingid metaani purustavad sisse, et ilgelt hästi mõjub. Et seda ma olen ka kuulnud. Ei, ma olen kuulnud, aga ma väga... võib-olla jah, ma ei tea. Jah, Jüri just rääkis ükskord, et see läheb üks... No siis on hea vabanduseks tuua, vaata, et sõin seda. Pigem vabanduseks. Minul on kogemus tribulusega, mida ma kunagi Saksamaalt ostsin Black Testo nime all ja reaalselt 18 peal 26 peale tõusis testosterooni tasa. Sa käisid mõõtmas või? Ma käisin mõõtmas. Oled kindel, et see tribulusest oli, sest ma olen teadusuuringuid ei toeta absoluutselt, et tribulust testotaset... Aga see oli ainuke asi, mida ma võtsin. Ei, selles mõttes sul võib üks päev ju testotase erineda, aga teisel päeval ta võibki suurem olla ju. Näiteks kui võidad hommikul või õhtul mõõdata, võibki ju erineda. Kurat, 36-selt testotase 26 ma kahtlen. 26 ei ole midagi, 40 peaks seal olema. 29 maks. 29 on jah juba ülemine piir. Samas kui ma ei tea, teadus ei toeta seda, mis sa räägid. Aga jah, ma reaalselt käisin kontrollimas ja tegin selle proovi läbi ja toimis. Sest placebo. Ma arvan ka võib-olla placebo, võib-olla olid puhanum, võib-olla olid mida iganes. Sa võid proovida ilma, proovi niisama kuu aega, kas sul on see 26 säilib näiteks. Sest see DAA, kui keegi teab selline toidu... see töötab. Jah, see on ainuke, mis on teaduslik tõestus, mis tõesti, ma ei mäleta, kas seal 10% või midagi on võimalik, et tõstab korraks, siis langeb alla taga. See isegi kuradi estrogeeni taset ka lõpuks nagu tõstis. Siis on ju kahjulik. Et ribulus seda libido tõstab küll selles mõttes nii-öelda maakeeli kiima jääb rohkem võib-olla. Aga samas kui sa, ma ei oska öelda, jah. Kas need asjad omavahel seotud ei ole? Mis asi? Kui te vaata, ütleme, see testosterooni tase tõuseb sellest ka, kui sa seal lihtsalt mingisuguseid... No ma mõtlengi, ta võib sul korraks tõusta, et ta kõigubki suust palju. Okei. Sellega peab ikka katseid tegema. See sama egdisteroon, mis sa rääkisid,
ma siin nagu see olümpiaspordiala sportlastel võtnud nagu ostnud nad tõid kuskilt välismaalt ka seal Tadžikistanis või kuskilt, et päris nagu see ja Venemaalt, andsin tüdrukutele ja poistele, kes nagu MM-iks valmistasid ja päris ja reaalselt see töötab, noh. okei. Et kui nad naturaalid ja keegi pole midagi kangemat kasutanud, siis nende puhul see töötab täitsa normaalselt. Aga mis seal nagu see kuuri pikkus on või kogused või? Sest seal kogused sõltuvad jälle, seal ju kehakaalust sõltub, et naised vist pidid võtma kas 0,5 grammi 10 kilogrammi kohta. No see, ma praegu peast ei oska öelda, aga seal väga palju seotud kehakaaluga ja aga kui sa... Kuuri pikkus oli ikka pikem kui kuu aega? No kuskil kuni 1,5 kuud jah, aga rahalises tuli päris kirves ka välja, sest nagu kui reaalselt mees kaalub seal 80-90 kilogrammi, siis ta pidi võtma peaaegu 20 tabletti ja siis on ala pakk läks mingi nädalaga ära ja pakk maksis mingi 40 euro või 45 ja et see... Purgi peal kindlasti oli, et pead vähem võtma, on? Ei, nii ongi, et igal pool on seotud kehakaaluga. Kuskil jah, vanasti need mingid Vene mingisugused toidulisandid, et seal oli nagu päris ausalt, et seal oli kuidagi aru saada, et nad ei taha nagu raha välja petta, et isegi seal olid mingid õpetused kaasas ja pildid ja ma ei tea. Aga noh, mujalt igalt poolt ja ma arvan, et see, mis praegu nagu toodetakse, ega see on ka ikka nagu äri peale rohkem nagu suunatud. Ja. Tegelikult on niisugune leht ka examine.com, kus on hästi välja toodud, mis lisandid toimuvad ja mis ei toimu ja teadusuuringud on nagu kõrvale toodud. Okei. Kunagi näiteks, ma ei mäleta aastaid tagasi, oligi seal PCA kohta väidetud praktiliselt, et ei toimu üldse. Ei toimi üldse, aga näiteks Charles Polikun ütleski, et need, mille kohta tihti on öeldud, et ei toimi, on tehtud liiga väikeste nendega. Ja nüüd ma vaatasin pulli pärast üks päev ja oligi pandud, et miinimumtogus, mis toimub, on 20 grammi, et seal lehe peal olid need katsed, olid tehtud uued katsed ja olid ära muudetud need vastused. No kuidas, selles mõttes, et BCA, mis mõttes ta toimib? Et mingit efekti annaks, kui sa võtad näiteks trenni ajal võib-olla tüki kana, sa ei taasta sind, kui sa sööd, ütleme... Taastumist kiirendab ja need asjad. Selles mõttes BCA ütleme, et sa kestaksid trenni lõpuni kiiremini. Vaata, kui sa lõhud lihast, ta hakkab sul kohe seda taastama. Aga kui sa paned nii vähe, see on sama, ütleme, sööd mingi tüki kana, see ei anna midagi. Aga kui sa sööd suure lataka, siis see mingit efekti omab. No jälle, aga see 20 grammi see ka ei käi ju iga inimese kohta. Kui inimene on mingi üks on 50 kilogrammi, teine on 150 kilogrammi, siis see erinevus ikka suur. Mina arvan, et ikka see peaks 20 grammi olema kõigil. Mina arvan, et see peaks olema 20 grammi kõigil. Kas selle PCAA-ga ei olnud üldse see asi, et see on ainult need asendamatud aminohapped, eks ju, mida organism ise ei tooda, aga selleks, et nagu see valguse, no kõiki neid aminohappeid on vaja. Ja siis, kui sa lihtsalt tühja kõhu peale seda PCA-d jood, siis tegelikult seda ei moodustu nagu niimoodi. Kõige tähtsam on vist see leutsiin, need on nagu kõige tähtsamad ikkagi nii öelda. Aga üksikult nad on ju mingitele erinevatele kohtadele mõjuvad mingi nagu mõtlemisele ja niimoodi. Mul oleks seda vaja. Seda ei ole kuulnud. Ei, oli niimoodi, et nagu see arginiingi, eks ju, et see arginiini nagu see põhiline efekt ongi see, et ta vist nagu seda südametööd ja seda veresoonkonna, seda tööd nagu vere nagu kiiremini käima. Jah, aga need sooned ka nagu need laienevad niimoodi, et nagu süda saab nagu, mitte nagu mahtu juurde, aga põhimõtteliselt nagu veri nagu käib paremini ringi. Parandab ainete transporti ja hapniku transporti ja see pump-efekti, jah. Tsitruliinmalaat peaks olema tegelikult efektiivsem. Okei. Kui see arginiin. Ma olen tähele pannud, et uutes uuemates pre-workoutes on ka asendatud arginiin, põhimõtteliselt enamustes on juba tsitruliinmalaadiga asendatud. Seda vist see hind paneb paika, et kui palju üks või teine komponent maksab, et siis nad vist vaatavad, et mis nad sinna sisse panevad. Sa mõtled toidulisandi hind, millest erinev. Ja tihti palju on isegi see ka, et maitse vahe on suur, et see odavam on lihtsalt, ta on jääbki puru sinna sisse ja kehvema maitsega. Arginiin ise puhtalt on väga rõveda maitsega. Ei, seda muidugi, aga tänapäeval ju tehakse nii hea maitse ja kõik, aga kui sa tahad sellist hästi head, siis peadki sutsu rohkem maksma ka. Nojah, kui ta ikkagi nagu toidulisand on, siis see tähendab seda, et teda võtab nagu tavaline inimene, aga kui sa nagu oled nagu natuke rohkem kui tavaline inimene, siis sul on savi nagu, et kui see mingi arstirohu siukse kibeda maitsega on, et sa võtad seda ikkagi. Kui sa igapäevaselt pead seda juba jooma, vaata, siis sul lõpuks hakkab see oluliseks minema, et ta võiks ikkagi hea maitsega olla. Kui sul üks šeik on seal, üks teine enne trenni, kolmas trenni ajal, siis lõpuks hakkad seda väärtustama, seda head maitset ka. Oleneb inimesest muidugi.
kusjuures kunagi hästi ammu ostsin mingi toidupoest kuskilt ostsin seda fasti, seda BCAA-d, ta oli mingi sidruni maitsega ja siis iga kord ta jäi klimpi nagu, kui sa lihtsalt nagu vee seest teda lahjendad ja siis iga kord jood ta ära ja siis nagu ikka klimp oli kurgus nagu, et vist 2 või 3 nädalat ja siis ma mõtlesin, et ta peabki siukse maitsega olema, tegelikult oli lihtsalt halvaks läinud. Aga jälle selle BCAA kohta oled sa märkanud seda ise BCAA toimijat või kuidagi? Minimaalselt, aga olen, et selles mõttes ausalt olen. Enda kohta ma võin ka öelda lihtsalt niimoodi, et ma kasutan BCAA-t ainult dieedil, kui mul kaloridefitsiit ja suur koormus ja rasvapõletus, siis ma kasutan ja siis ma reaalselt nagu tunnen, et midagi toimub, sest ma taastun paremini, lihasmass säilib paremini ja kõik bla bla bla. Aga off-season või massi ajal see on lihtsalt nagu, minu arust on lihtsalt selleks, et mingi magusad nagu midagi juua trenni ajal. Jaa, aga sellepärast, et sinul on toitumine nii paigas ka. Yeah. Aga algaja ei söö piisavalt, sa räägid, sinul on kõik põmm paigas. Aga 90% ma ikkagi väidan, ei ole need asjad paigas. Nad ei söö tund aega enne trenni võib-olla, neil pole aega. Ja seal tulevadki mängu need toidulisandid. Võimalik, Et selle pointini ma tahtsin ise ka tegelikult jõuda, et nagu need toidulisandid ongi mõeldud selle jaoks, et mitte siis nagu toidukorda asendada, vaid et siis nagu lisada nagu sellele ükskõik kas nagu ideaalselt paigas toidule või sellele puudulikule toidule, et nagu just täpselt seda juurde, et mis sul siis nagu puudu on, et kui sa ei jõua nagu... Ma olen alati öelnud kliendidele niimoodi, et kui sul ei ole raha, et süüa normaalselt, siis ära raiska raha veel mingi lisandite peale. Ei, seda muidugi. Aga kui sul ei ole nagu teadmisi, kui sul ei ole nagu neid oskusi, kui sa ei suuda nagu mingi päevatöö kõrvalt nagu neid kaloreid kokku lugeda või... Ei, samamoodi, et mõni arvab, et seal ma joon seal mingi 3 šeiki valku päevas ja kõik rohkem ma ei peagi seda valku kuskilt saama. No kui sa sööd ju niikuinii ja... 3 on palju loomulikult, aga selles mõttes vaata tihti, kui sa pead 6 korda päevas kana sööma, siis tihti kui sa väärtustakki seda ühte šeiki seal vahel, et lükkaks selle kana ühe välja. See protsess peale trenni ka, see valguseigi, see on kõik arusaadav. Ei, selles mõttes jah, et see nagu isegi kui sa asendad ühe toidukorra valgusegiga, sul on juba vaata kopp ees sellest kanast, siis saaks midagi head piimaga juua, nad on ju nii heaks tehtud. Ei, muidugi, maitse ja kõik on, see on arusaadav. Et ma olen ka omale reegliks võtta, et üle 1 seegi ma kindlasti päevas nagu ei võta. Kunagi sai ka neid noorena sisse lahmatud. Samuti kui nende pre-workoutide kohta, et ise ma viimased aastad pole üldse eriti kasutanud, et omal ajal ma olen väga palju neid igasuguseid joonud. Et sõltuvus. Jaa, absoluutselt tekib. Täielik. Aga vahe on sees trennis ka. Jaa, aga jälle pärast sa lihtsalt ei tunne. Ja ma tean, aga panedki planeerid näiteks need 2 raskemat trenni, mis sul nädalas on, siis ei teki. See peab nagu ka seletama, sest pärast inimene, kui ta ei võta ta võtab pre-workouti, tema jaoks on tavaline trenn, ta ei tunne mitte muffigi. Ja kui ta ei võta pre-workouti, siis ta lihtsalt ei lähegi trenni, võib nii öelda. Ja lõpuks sa ei viitsigi enam minna. Ma ei taha, ma ei tunne, ma ei viitsi ja mul... Kui sul seda surinat ei ole, siis sa ei viitsigi enam minna. See ongi ja et see ka... Aga trennis on ikkagi vahe sees, sa jõuad rohkem. Koffiini üledoos ja kõik see ka. Ma arvan, et ma olen praegu selles olukorras. Sõltuvuses. Mul on ka vahepeal kes ei oleks. Jah, mul oli ka vahepeal. Ja siis jätsid nagu ära, tundsid, et trennid on kehvemad, aga järgmine päev oled nagu puhanum ka, sest sa ei pannud üle oma selle energia. Sa ei lähenanud seda energia. Jaa, just ei võtnud võlgu, aga võtsid kogu aeg võlgu. Trenn oli mõnus küll ja järgmine päev hommikul vaatasid, jälle väsid, kuidas nii väsid? Ja siis jätsid ära, tunned, kurat, trenni eksen hästi, aga hommikul on see energia. Jah, see ongi, et mõned trennid jääb, et enne võistlus siis nagu ma võtnud, aga muidu nagu üritan ilma siis nagu... No tubli, kui suudad, jah. Või näiteks ma toon näite, kui inimene töötab 10 tundi päevas ehitusel, siis proovi seda energiat kuskilt veel võtta, et seal tuleb ka mängu. Jälle, aga ta hävitab ennast nagu oma organismi ressurssi ka mitu korda kiirem kui... Ja loomulikult, jah. Seal on juba midagi nagu mitte trenni jaoks, vaid sellest trennist ja tööst taastumiseks vaja, et nagu... Jah, see on mitu faktorit koos. See ongi, mul on mitu tuttavad, kui ma seal Venemaal võistlesin ja siis oli ka, et nad võtsid hommikul hull ergutid ja seal nagu efedriini baasi rasva põleda ja kõik mingi kõige hullemad asjad enne trenni.
ja õhtul nad pidid võtma mingi rahustid ja Xanaxid, et nagu magama saada. loomulikult see pole asi, millega liialdada. Mitu kuud juti niimoodi, siis inimene muutub lihtsalt zombiks. Nagu. Ja üldse, kui õhtul seda võtad, nagu siis und nagu neid tulevad. Ja siis ongi, hakkad seal mingi Xanaxid ja rahustid ja unerohi võtma, siis ongi nagu see surnud. No see on täitsa äärmus, mis sa räägid, ega ma väga siukse näite. Ma ise olen näinud sellised inimesed. No see on äärmuslik näide selles mõttes, jah. Aga selles suhtes, et kas nagu selle trenni eesel ergutil ja mingil energiajoogil või seal tassil kangel kohvil, et kas seal on nagu suur vahe või ei ole suur selles mõttes, no need poenergiajoogid on selles mõttes, see on suhkurt täis, vaata, see vahe on ikka. Aga sul on seda suhkrut ka ju seal trennis vaja ju, või ei ole või? No ma arvan, kui sa, no see ongi täpselt jälle, kas sa oled söönud või ei ole, tegelikult sul on ikkagi pigem enne oleks vaja neid aeglasi söösikuid seal, et selles mõttes, kui sa sööd selle kohe see suhkur, see ei anna sulle midagi nagu enne trenni. Pigem siis jah, kas pre-workout või tass kohvi või ongi, kui sa tahad seda pump-efekti, et seda siis sul sellest tassist kohvist ei teki võib-olla. Ei, no ongi, sa vaatad ka jõusaali, tulevad enam-vähem vanasti oli iga teine tuleb mingi purk, mingi Isostari või pudel mingi seda, mis need Ameerika need joogid olid. Gatorade ja need mingi isotoonilised joogid, siis nad ei saa aru ka, et seda nahku ei ole vaja seda, talle jõusaalis seda. Ei ole, jah. Gatorade on jah ainult mingi suhkrut täis, et ei, no, ja siis nagu siis inimene hakkab üritab sulle öelda, et ta tahab kaalust alla saada ja ta nagu energiat vaja, ise joob mingi suhkruvett ja Gatorade'i kohta kunagi mingit dokki vaatasin, et seal pidi vist 0 mingisugust vitamiini ja kõike olema, et ainult mingi maitse ja suhkruvesi ongi kõik nagu, et ma ei tea, miks nagu kõik mingid need Ameerika sportlased seda joovad, et põhimõtteliselt sama nagu Coca-Cola, et kui sa ennast hästi tunned, siis ei ole võib-olla vaja, kui oled väsinud, siis võta. Kui sa väsinud oled, siis tulebki see tunne, et nagu võtad see mingi šokolaadi või mingit magusat jooki, et siis läheb nagu see väsimus ära, aga tegelikult ei ole ikka nii. Aga kuidagi magus ei anna energiat. Kuidagi tundub nagu niimoodi. Kofeiin nagu annab nii-öelda energiat, aga magus ei anna sulle kuidagi energiat. Võtad šokolaadi tükki ja lähed magama, siis on nagu hea uni tuleb. Padja all. No ma põhimõtteliselt teengi tegelikult nii. No mul on päeval on terve päev otsa füüsiline töö, mul on hommikust saati füüsiline. Banaanid paned padja alla. Ja õhtul ma olen koju, ma trennist tulen, mul on reaalselt niimoodi, et ma ei suuda, ma istun diivani peale maha, ma tunnen, mul on vaja, ma lähen poodi, ma võtan selle kuradi karbiküpsiseid. Ma tõmban need sisse ja siis tunnen, et nüüd on hea olla. Pre-workout ka otsa veel, ja magama. Siis vaatad telekat seal ja värised üle terve keha. Sest ma tihti peale ma joon enne magaminekut kohvi. Niimoodi kohe. Mul naine tegi ka kunagi niimoodi. See on niuke sõltlase tunnus ju. Kohvi sõltlase. Jah. Aga uni on normaalne? Uneapne? Ma ei ole ammu saanud magada. Võib-olla ongi sellest, et sa jõus kohvi enne magama. Ei usu, ei ole. Need ei ole. Et mul on jah, ma ei sul on see uneapne, jah. Aga selles suhtes, et nagu mingid nagu siuksed, kuidas ma ütlen, nagu pahed või mingid harjumused või mingisugused sõltuvused, et nagu kõik need sõltuvused ei ole nagu halvad, et täpselt samamoodi see kofeiin tekitab sõltuvust, täpselt samamoodi trenn tekitab sõltuvust. Söömine ja iga asi võib, lugemine, mida iganes. Et soolast on sõltuvus, eks ju, ma ei tea. Midagi peab lihtsalt valima, et mis nagu kehale nagu paremini. Kõige kasulikuma sõltuvuse või? Jah. Kõige vähem kahjulikuma. Jah, seda ma tahtsingi öelda. Mitte kõige kasulikuma, vaid kõige vähem kahjulikuma, just. Aga toidulisandite koha peale tagasi jõudes, et kas sa nagu oled ise mingit asja nagu tarbides tundnud ka reaalselt, et nagu see nüüd töötab, et kreatiin ja siis ongi pre-workout, sa tunned surin, et tunned nii kohe. Aga kas see surin see beta-alaniinist tuleb? Ei, pigem ma mõtlen seda kofeiini nii-öelda. Seda ikkagi. No beta-alaniini ka tunned, aga selle beta-alaniini surinast ei ole kasu. Aga selles mõttes kofeiin ikkagi seal sees. Beta-alaniini surin, see ei ole vist eesmärk, et ei ole mõtlengi, jah. Lihtsalt kõrvalmõju. Jaa, see on kõrvalmõju, jah. Pre-workout'i puhul mul on see, et ma võtan ära ta ja siis, kui ma teen mingid raskeid lükkeid, neid rinnalt surumist, suure raskuse, siis on see, et hakkab torkima läbi naha igalt poolt. Jõhkralt. Tavaliselt mul hakkab ainult alguses, 15 minuti pärast läheb ära täitsa. Ei, minul on suurte raskuste puhul pingutus ajal, siis hakkab niimoodi torkima, et kredi. Sa ütlesid, tunned kreatiini mõju. Sa tunned seda enam-vähem kogu aeg või ainult esimesed kuurid? Ainult selles mõttes, ütleme nii-öelda ainult kuuri alguses. Kuuri alguses, jah. Kehasse koguneb vesi ja... Ja ma mõtlengi, et... Aga see ikkagi toimib.
seal on see taheti vahepeal ju panna isegi dopingu nimekirja. Mul kreatin oli esimene toidulisand, mida ma kasutasin ja see andis ikka mega fucking efekti. Aga esimene kord on. Jaa, aga siis oli iga korraga edasi aina vähem seda tundsin ja see, et ma tõstsin selle kogused alati. Ja loomulikult, eks see nii 40 grammi korti, et see ei andnud mitte mingit. Ei, see ei anna midagi, sul on kehas vaja tase viia siia, kas see üle sul ei lähe? Ei tunne mitte midagi, no, ja järgmine tsükkel isegi, kui sa teed mingi... Tegid pause ka vahepeal? Jaa, tegin pausi ja hakkasin uuesti ja iga tsükliga ikka aina vähem see mõju oli. Aga kui sa kõik aeg, kas sa oled proovinud mingit pikka aega võtta, et ma ei tea, 4, 5, 6 kuud? Osad võtavad kogu aeg. Ja. Mõni võtab aastaringselt, aga no jälle, kas on sellel mingi mõte või ei ole? Aga siis, kui sa ütleme aastaringselt võtad ja siis mingid pausi teed, kas siis on huvitav mingi langus või? No seda ma mõtlengi, et ma olen katsetanud samamoodi, ma räägin selle valgu šeikidega. Et see ongi, et võtsin ja ei võtnud, et lihtsalt tegin katse ja lülitasin see välja oma menüüs nagu. Ja kuidas sa valku sa ei tunne, see on sama hästi. Ei, ma mõtlen, mitte ei tunne, vaid mul kaal jäi täpselt samasuguseks, vaatamata sellele, et ma valgu kogus ratsioonis mul vähenes. Ja no muidugi kaloraasiga reguleerib valku ju selles mõttes, ega see valgu kogus väga ei... Jah, et ongi, et no... Ühesõnaga, sul oli, toitumine oli kõik aeg täpselt sama, eks ju? Üks aeg võtsid valku juurde, teine aeg ei võtnud. No muidugi, see on ju väike šeik juures, mingi 100 kalorit, see ei mängi mingit rolli. Aga valgu koha pealt, valku on seal palju ikka, üks šeik on ju seal 30-40 grammi. See ei mängi mingit rolli. See ei andnud mingit nagu... See mõttes, see on 100 kalorit ju, see ei mängi mingit rolli selles mõttes. See lihtsalt teeb sul, kui sa tahad toidukorda asendada, aga kui sa siis see üks šeik sulle juurde midagi, sa ei tunne seda, et vau, nüüd on. Aga ütleme, kui sa õhtul teed trenni, siis enne trenni oled söönud, kui sa õhtul teed trenni, siis jood selle valgušeigi nagu kohe peale trenni ja siis lähed koju, siis sööd ka veel, eks ju? No ma ei joo valgušeigi, aga söön ikka muidugi, öösel ka söön. Temal on vaata kõik nii paigas, tema ei peagi, tal on selles mõttes, tema saab toidust kätte. Kas sa sööd nagu kohe peale trenni või lähed koju ja siis hakkad tegema veel? Kuidas kunagi? Aga kui sul ikkagi trennist on, ütleme, 2-3 tundi möödas ja siis alles sööd ja siis kuna ta veel lagunema hakkab ja... See kuradi mingi süüsiveskuda hakkan ja seda ma ei usalda. Pigem loeb see üldine päevakaloraaž. Ja üldine päevakaloraaž, üldine rutiin ja palju see, jah. Ja ütleme niimoodi, et täiesti nagu algele inimesele, et kui ta läheb trenni, et eks ta läheb küsimus, et mida nagu võtta siis, et täitsa algaja alguses ei tohi midagi võtta. Ei, ütleme, et okei, ta on käinud mingisugune pool aastat on käinud ja sööb nagu ikka tavalised inimesed. Sa ei saa öelda nii, et ei tohi võtta, kui sul ei ole aega süüa, siis ma tohin ju selle seigi juua toidu asemele. Kui sa oled täitsa algaja, siis sul on seda tunnet vaja, et kuidas on nagu ilma... Aga kui sul ei ole aega süüa selles mõttes, on niisuguse inimesi on, kes sõidavad... Neid on palju. Neid on palju, sa mõtled. Ma arvan, 10-9 tulevadki inimesed ja kui nad näitavad sulle oma toitumist ette, sa näed kohe, et tal ideaalis ta peab kõike juurde võtma. No et ongi, et isegi see ta parandaks seda, sa öelda, ei tohi võtta, ega see on piimapulber ju, ega see on mingi mürk ei ole ju. Et muidugi on palju parem, kui ta õpib nagu süüa normaalsed ja toiduga see suurem osa saada, aga lihtsalt nagu paljud ütled talle, et sa pead mingi ala 1,5 grammi valku kilogrammi kohta ja mingi 150 grammi ta peab päevas ära sööma. See on miinimum. On mingi kuradi karvad püsti ja ta ütleb, et ta elus ei söö nii palju, siis muidugi nagu... Vaata, see on niisugune surnud ring, et kui ta nüüd okei, tal söömine on paigast ära, ta tuleb saali, ta tahab mingit tulemust saavutada, aga ta ei saavutada saalis. Ja siis on see, et tal kaob see mõte nagu saalis käi ära üldse. Ega see lisandite taga ei ole see tulemus. Ei, seda küll. See eluviis ei ole ainult, see jõusaal ongi selline fucking nagu värdesala, et see ei ole nii, et sa käid kuradi 5 korda nädalas trennis ja sul sellega saab see enam-vähem ring täisne. Et see ongi uni, toitumine, kõik su elukvaliteet on ja see tulemus ongi mitte jõusaalis, vaid tulemus on see terve päeva rutiini sul on kinnine. Ei, seda küll, aga mõtlegi, et kui inimene tuleb, on ja kui ta nüüd ei võta mingid asju endale juurde ka, siis tal ilmselgelt mitte mingisugust tulemust ei saagi olla ja ta nagu loobub sellest saalist ülikiirelt, aga kui ta nüüd võtaks mingid asju juurde, et tal näiteks, ma ei tea, et ta nagu mul paar tuttavat on, kes tahavad kaalus juurde saada, nad ei saanud mitte kuidagi juurde. Ei, muidugi. Ja nüüd, et nende lisanditega ta saab juurde. Ja ta saab juurde ja siis tal tekib motivatsioon, et ma olen saanud midagi muud siis proovida ja mingi teine nagu lisand. Et tal harjub ära, näiteks saalis käimine harjub talle külge ja siis ta saab hiljem hakata oma toitumist ka sellele vastavalt kohandama. Ei, siis ta hakkab oma eluviisi see muudab eluviisi ja siis... Pigem päris algajal ei ole ju mõtet võtta, et sa peaks... Ja seda ma just tahtigi öelda.
koormus peaks ikkagi olema selles mõttes ei mul ka kohe, kui mingi täitsa null inimene tuleb, siis ma ütlen, et esimest 2 kuud kindlasti mitte midagi ei ole vaja sul. Sest need 2 kuud sul keha enam-vähem harjub üldse ja saab aru, mis tahetakse temast. Nagu, sama PCA-ga, kas väga raske trenni ajal või nagu sa ütlesid dieedi ajal. Siis see tuleb mängu, et sul on vaja kesta. Sul algajal niikuinii ei tee raskelt trenni. Niikuinii ei ole seda vaja. Ja see ka, et kui sa nagu lähed sinna trenni, siis minu meelest nagu, kui sul nagu teadmised on täitsa null ja siis üritatakse võimalikult palju igasugust jama pähe määrida, aga ennem oleks vaja ikkagi nagu ennast võimalikult nagu kurssi viia, mis need asjad on ja... Ei, no ma räägin ka tavaliselt, see on nagu su trump sul varukas, et kui sa viskad seda trumpi kohe laua peale juba enne, kui sa normaalselt, naturaalselt seda saavutad. Ja siis see ka, et Kristjan ütles, et nagu alguses sa ilma mingite lisanditeta nagu midagi ei saavuta, tegelikult on vastupidi just esimesed 2-3 kuud, võib-olla 4 kuud. Vaata. See on just vastupidi, just siis... See 4 kuud, nad ei kesta 4 kuud saalis, selles ongi asi, nad ei näe tulemust, nad tahavad homme tulemust näha. See on see probleem. Jaa, aga see toidulisandid ei tee midagi paremat. Ei no näiteks, ma võin öelda, et näiteks kreatiin samamoodi, selles mõttes, see annab sulle keha, ta hoiab vett kinni või ta annab sulle massi nii palju juurde, et sa näed seda kehakaalu tõusu nende inimeste puhul, kes ei saa endale kaalu juurde. Tihti annab see purk juba motiveerib rohkem treenima, kui sul on purk on kodus. Samamoodi sa ostnud purki, siis sa pead nagu vähemalt nii kaua treenima. Ma tean, et see purk motiveerib neid treenima, ma tean. Näiteks kas või see. Ma viskisin raha välja, mis ma kuradi. See on ära vähemalt, nii kaua teen. Sest et vahet ei ole, et mis eesmärgil saali läheb peas, sa saavutad endale selle järjepidevuse, et sa käid seal kuust sa hakkad käima. Aga kui sa alguses juba failid ja sa ei näe mitte midagi, sa ei näe tulemust, sul ei meeldi, sa ei hakkagi käima. Kui sa tahad seda purki, siis võta see purk, ega see mingi mürk ei ole selles mõttes. Loomulikult. Et just, et okei. Aga sa võid alati proovida, see ei tee ju midagi halba sulle, kui sa võtad selle selles mõttes. Jaa, et aga nüüd ongi, et näiteks inimene, kes on 2 kuud käinud, et mida ta peaks, nagu, mis siis tal oleks see, mis ta võiks nagu hakata vaatama, mida võtta. No söömine on nagu nii paigast ära, söömisest me üldse ei räägi, see söömise ma pole 4 aastaga paika saanud. No kui on paigast ära, siis tõenäoliselt ta ei saa neid seda valgukogus ka täis. Nüüd tõenäoliselt siis ma arvan äkki valku ja seda kreatiini. No kõik jällegi sõltub väga palju eesmärgist, mis ta tahab saavutada. Kas ta tahab kaalust alla või ta tahab jõudu või ta tahab nagu massi juurde. Ma sain aru, et ta ikkagi tahab nagu vormi saada. No ütleme, räägime nüüd, tegelikult võiksime rääkida pigem sellest, inimesed tahavad rohkem kaalus alla saada. Aga isegi kui nad tahavad alla võtta, siis on ka ikkagi lisavalku ja sellepärast, et teeb rasket aga lihtsalt näiteks, kui tuleb selline kuradi jalgratas, kes nagu ainult luud ja nahk nagu ja siis ta sööb ainult makaroni ja viinerid, siis on tal vaja, tal ka ei ole mõtet talle puhtalt valku pakkuda. Sa võid valku süsivesikutega. Ja no see jälle sõltub jällegi eesmärgist, sõltub nagu täpselt nagu sellest, no just nagu sellest inimesest nagu, et kui tuleb jälle mingi väike tüdruk, kes hakkab talle mingi geenerid nagu pähe määrima, siis no see on ka kahtlane. Ei loomulikult, enamus ikkagi neid potsikuid otsivad on ikka need, kes tahavad suureks saada. Või koolipoiss tuleb, sa hakkad talle mingi Q-ensüümi müüma või ma ei tea midagi. Vananemisvastast. Okei, aga siis nagu need samad asjad, mis me nüüd rääkisime, et rasvapõletajad, eks ju, on olemas. Rasvapõletajad on siis mille baasil või? No see on bullshit, ma ütlen, selles mõttes, ma olen müünud 3 aastat, ma olen selle 3 aasta jooksul 1 korra tellinud oma rasvapõletajaid müüki, ma põhimõtte pärast ei taha nagu valetamisega tegeleda. Aga ostetakse päris palju, väga ja mul juba küsivad, miks sul ei ole, et ma võtan üks osti silgehunniku, siis küsis, kas trennis peab ka käima või? Siis nad põhimõtteliselt annavad nagu energiat juurde. Energiat, see on nagu kofiin, põhimõtteliselt nagu pre-workout tegelikult. Nad erinevad on, aga suurem osa ja need termogeensed on need, mis nagu tõstavad kehatemperatuuri ja natukene energiat annavad, jah. Ega nad väga ei toimi selles mõttes. Ei, nad toimivad jälle, nagu ma enne juba ka ütlesin, et kui kõik kompott on koos. Kui toitumine on paigas, trenni on paigas, kõik on paigas, siis nad annavad väikse efekti ikka. Nagu ma arvan, isegi kui kohvi üksi juua või sarvased põletad, seal vahet väga ei ole, ma arvan. Ja no mul vähemalt, no ma viimasel ettevalmistused ka pole võtnud, aga muidu mulle meeldib see, et paljud nad võtavad söögi isu ära. See on väga positiivne mõne rasvapõletaja puhul. Et südal nii paha, et ei, mitte päris nii, aga no. Aga oskad sa midagi nimetada, mingit konkreetset toodet või mida siis ei oled võtnud? No näiteks üks, mis nagu mul võttis seda söögi isu ära, aga ta on Eestis keelatud. See on jällegi Miami Lean, jah, see oli selline, mis nagu mujal maailmas on lubatud, see oligi, seal ei ole ühtegi ergutit, seal ei ole kofeiini, seal ei ole, aga seal mingi aine oli, mis mul lihtsalt lülitas niimoodi, et terve päev ma ei tahtnud süüa ja kui sa dieedile pead nagu raskelt, nagu see nagu
aitas päris palju aga meil on ta keelatud siis lihtsalt sellepärast, et seal on mingi ravimiamet on mingi seal on mingi mõttetut asja, mingi kofeiini või midagi on natukene rohkem sees. mõttetu asju on, kui vaadata seda antidopingu tabelit, seal nagu pool asjad on mõttetut nagu no kreatiin taheti ka panna seal nii palju asju, mis nagu nii detaili, mida sa ei oska ennetada ja ma ei räägi selle letrosoolist ja nendest, aga ikka nagu aga ütleme siis toidulisanditest veel edasi, et siis on mingisugused, mis hoiavad liigeseid, eks ju? Liigesed toit ja need asjad, jah. Mis nad teevad liigestele? Pigem on niisuguse hästi pika efektiga, et võib-olla pool aastat pead sööma, siis nagu on mingi minul oli nii, et ma ei tea, kas see läks mul ajaga mööda või siis ravis see, ma ei oska öelda. Jälle platseebo. Ja just, et ma ei oska seda niimoodi vastata, aga jällegi tuleb lugeda nagu neid uuringuid ja vaadata selles mõttes. Selatiini. Jah, põhimõtteliselt sama, see mul füsio ütles ka, et see sülti, noh. Sülti, jah. Et see on kallageen ja kõik need asjad. Aga lihtsalt purgist on mugavam. Ilus on purk, ilus, ma räägin, see purk on sul vaata. Siis on vitamiinid, eks ju? No neid on ikka vaja, see on mineraal. No need, mis Eestis elades on keeruline mõned saada nagu D-vitamiin ja omegat ja need on võivad ja aastaringselt ikka olla. Ja siis tahaks kindlasti omegat ja D-vitamiini, mis sa oskad koguste kohta öelda? Et mina ei ole üle 10 grammi, ma ei ole söönud, aga alla 5 ma arvan, et ei ole ka pointi. Omegat. Ja, ma tean, et Charles Poliquin soovitas 20-30 grammi. No ma ise võtan kalliks läheb. Sõltub seal, võib tellida 1000 kapslit ka, müüakse seal enam-vähem kartulikottidega, siis on odavam paariks aastaks. Muidugi loeb ka, millistest kalakasvandust, et osad on mingi taimedega söödetud kalad ja seal on ka mingi vahe sees. Ja kus ta seda saad kõige odavamat alati ei tasu nagu osta. Aga no jälle, see on juba, ma räägin, see mis on võrkturunduse, see Zina jutt. Ja, neil on kõige puhtam. Nii hullud ka ei ole mõtet nagu. Palju sa võtad? Ei, ma võtan kuskil, dieedil ma võtan rohkem, ma võtan kuni 10 kapslit päevas. No see ei ole palju, see on ma 10. A D-vitamiini? Kuskil 10 000 seda ühikut. Võib-olla kui on puudus algus, siis võtta rohkem 20. Just nagu, ja mul oligi kuu tagasi, ma mõõtsin seda D-vitamiini, mul oli hästi madal, mingi 0,36. See 20 ka võtta algus. Ma praegu võtan mul 4001 on kapselit, siis ma võtan 8 hommikul ja 8 õhtul, jah. Kuskil 16 000. Jah, see on okei. No esimene kuu siis käin, mõõdan uuesti, siis arvatavasti vähem. On vahe sees ka, kui läheb? Jaa, kohe. Ma räägin, isa ütles ka, et tal oli madal ja siis nagu lambid lõi lahti. Nagu hommikul ei järganud, pool päeva väsinud ja siis hakkasin võtma ja kohe mul uni läks paremaks D-vitamiiniga, jah. Aga see on see, kui sul puudust ei ole, siis sa seda ei tunne. No mul oligi, et ma ei saanud aru, et no okei, sügises mõõtsin ja hakkasin katsutama ja kohe nagu hommikul palju kergem ärgata. Kui on vitamiini puudus ja sa võtad vitamiini, siis vahe on meeletu. Kui sul puudust ei ole, sa ei sööd, siis sa ei tunne mitte midagi. Aga selleks, et seda teada saada, sa pead ikkagi arsti juures just, sa tegid need vereproovid ikkagi. Nagu vitamiinidega ongi see, et aga ilma proovita sa teada ei saa. Ma mõtlengi, mitte arsti juures, aga nagu proovid pead tegema, et vitamiinidega ongi see asi, et sul ei ole mõtet nagu neid niisama osta, eks. No see katsemeetod on ja siis katsetadki igat üht, läheb kulukaks katsetada. Katsetad enda peal. Miks mitte? Aga ongi hea, saad paagid lõpuks saad täis. Aga kui sa käid need testid teed ära, need vereproovi annad ära, siis sa saad kohe teada, siis sul ei lähe seal mitu kuud. Aga kui mõni inimene need testid nagu ehmatavad nii ära, et inimene on nagu selline natukene nõrga. Nad väga ei käi neid teste tegemas, jah. Ja nad kuradi seal... Lähed lihtsalt perearsti juurde, ütled, et sul on pidev väsimus ja... lollid vahest, et kuradi anna minna nagu. Nojah, nad ei taha vahest lasta. Lähed peale trenni ja annad mingi vereproovi, siis sul kreatiinikinaas on 3000 ja need kuradi näited, siis ta kohe neerud kohe. Neerud, persest, tseroos on ja sa olen kuradi arst, peale seda sa üldse nagu mitte lisandit ei taha, sa trenni ka ei taha enam minna. Ma olin siin Tallinnas, kui ma tulin, siis olin paar korda kohe haige ja siis võtsin uue perearsti ja siis muidugi jah, kohe oli see esimene asi, et need kreatiniini need maksanäitajad olid maru kõrged ja siis seda ma seletasin talle ära, aga siis teine asi oli see, et kui ma siia tulin, siis ma just kohe hakkasin trennis käima ja siis trennist ostsin seda D-vitamiini, mingid õlibaasil mingid tilgad panid joogi sisse ja 4-5 kuud juba võtsin seda ja läksin perearsti juurde, et ma ei tea, mis värk on, et kõik aeg on haige nagu ja mingi külmetus siukene kõik aeg nagu ja siis tegi selle vitamiini, selle paneeli ja
siis helistab mulle, et kuidas on D-vitamiini tase on maru madal. ise 4 kuud järjest võtnud kõik aeg neid, iga hommik, kõik aeg võtan. Eks hästi palju feiki ka. ja feiki või siis oli äkki veel liiga väikse selle koostis. Ja samamoodi see D-vitamiin ka räägitakse, et seda tuleb nagu koos nagu rasvadega, et ta nagu rasvalahus. Toli õli baasil nagu. No, tihti ma ei soovita neid apteegist ostke, et ostke ikka toidu vitamiini ka. Apteegis on trennist kogused nii väiksed tavaliselt. Jaa, ma mõtlen, et apteegis on nii väiksed. Apteegis väikse kogu. No samuti vaadata need Ameerika jälle, mis need müüakse seal. Kurat, vaatad, seal on 2000% päeva kogusest. Kas nii palju ka on vaja igat nagu seda sitta nagu. Juba algus, kui sul puudus on, siis et kiiremini täis jälle, no samamoodi mingi, no mul on näiteks isiklikult, kui mul C-vitamiini lisandina võtan üle 2 grammi päevas, mul on kohe nagu lööve nagu C-vitamiinist tekib hästi kähku see vitamiinoos, et kui C-vitamiini saad igalt poolt, et mahladesse lisatakse ja energiajookidesse igalt poolt, et on jumala mõtete lisand. Ei, ma mõtlengi, jah, mina küll ei tea, kust ma saaks. Mina võtan ka 2 grammi. Ei, ma saan ka väga palju, sest ma ei, tavaliselt võtta lisandina, sest ma joon nagu astelpaju jooki ja ingveriteed ja sidrunid ja kõike seda nagu ihvika ja et neid teadlikud toitujaid on vähe tegelikult, et sina oled ikkagi, jah, neid on vähe, sinusuguseid on vähe. Mul on oma plöga, mis ma teen nagu eriti sellise ilmaga õhtuti tee, siis saad oma C-vitamiini laksa ja nagu. Sa pead seda müüma hakkama, paned purgi sisse ja müüd. Ei, see tuleb kuum, peab kuum olema. Siis sa oled mingi putka tegema siia kuskile kõrvale. Kas midagi ei veel nagu märkimata, et vitamiinid, liigeserohud, see pre-workout, valku, mis sul veel on? Mis sul veel poes müüakse? Ega mul põhimõtteliselt ongi kõige need lihtsamad asjad, massilisajad, valgud, jah, PCA. Ilutoodet. No batoonid on veel ka, on ju. Toiduga lasendajad, noh. Batooniga on kuidagi see asi, et nagu see on see valgupulber, eks ju, ja siis nagu ma ei ole veel siiamaani saanud aru, et nagu mis asi on veel olemas, et nagu see pulber nagu koos püsiks, et mis asi on veel nagu toit, noh nagu toidu, kus siis on koostisosa või mis nagu liimiks niimoodi. Maapähkli või tihti ja... Ei ole. Batoon seal on ikkagi suhkur, on see, mis selle koos hoiab. Paljudes on suhkur ka. Ega nad tihti erinedes šokolaadidest palju ka. Lihtsalt on lisatud valk. Aga valk on kui müüakse mingi kuri fucking tupla proteiini tupla, siis muidugi. Ja siis hiljaaegu veel nägin poes on mingisugused jogurtid, mingi see nagu see beebipakendi sees, mingi see pigistatav mingi jogurt, et seal oli 11 grammi valku. Ja siis ja siis kõrval oli selle sama firma mingi varem juba nagu müügil olev toode ja kui seal fit selles oli 11 grammi valku, selles kõrvaltootes oli poole vähem süskareid ja valku oli 2 korda rohkem. See on normaalne. Et nagu, mis seal see fitness on? Mingi jook oli fitness jook, ma ei määlda, mis nimetusega oli. Igal juhul see sisalduse poolest ta kaotas palju rohkem nagu tava kefiirile isegi nagu, ja maksis ka 3 korda kalli. Aga peal oli suurelt, et on sees fitness ja protein ja fitness on kirjas, siis on kõik see on müüdud nagu. Aga seoses nende vitamiinidega veel, kas on ka mingisugune kompleksvitamiin, et tihti peale inimesed, nad ei jaksa neid, kui ma pean seda võtma, ununeb ära, et on mingi kompleks, mingisugune. Ja mul on kindlasti neid selles multivitamiid, aga tavaliselt ma ütlen, et spordimehel jääb natuke väheks seda. Aladoseeritud, jah. Mina ise, mina võtan ikkagi eraldi kõike, kui ma tahan. Aga üldiselt on jah, multivitamiin ikka, neid ostetakse, need populaarsed selles mõttes. Mul on nagu nii suur probleem, hommikul, ma ei tea, ärkan natuke hiljem, siis ma panen tööle, siis võib-olla mul vanemale, vanaisale, emale ma võin neid soovitada, aga pigem ise ma nagu, siis ma saan, see kogus jääb väikseks. Mul on vaja see nagu vanuritel on see kuradi see päevade kaupa. Aga on olemas ju. Animal pakk oli ka kunagi, vaata, üks ilge. No seal on multipro ja need on igasugust. Seal terve pakk sööd ära ja... Ja Animal pakk ka vist, ta ei olnud vist kuuks ajaks vist või? Seal oli 44 päeva. 44 või 22 või midagi sellist. Ja ta oli ka päris kallis, ta oli mingi 45 eurot. Ligi 50 eurot. Põhimõtteliselt nagu enamus nendest toidulisanitest isegi, kui sa selle mingi kilose kreatiini võtad, see jätkub sul kuuks ajaks, aga seal on mingi 250-sed, 300 grammised. Ei kaua jätkub küll, kui sa teed selle laadimise ära, pärast teed 5 grammi päevas piisab, sellest jätkub tegelikult. 5 korda 5 grammi algus iga päev, 5 päeva seal, ütleme 150 grammi kulub ära. Ja ütleme 300 grammiga saad ilusti seal ikkagi kuu aega kindlasti. Sõltub, kui kõvasti sul käed värisevad. Ma pean pärast su käest küsima, pane mingi pakk kokku, ma ostan ära su käest.
sa pead vitamiinise ja kombo. vitamiinid, asjad kõik, et selles mõttes, et siis ma tean, et Ma saan jah seda soovitada, mis mina olen nagu tarbinud, Jaa. sinul nagu on nagu toiminud. sest ilmselgelt mul on omega-3-st täielik defitsiit, ma nii kehva tulemust Eestis pole olnud, kui minu oma oli. Aha. Tehti Cincino oma, see test. Sina. Cincino test tehti jah, ja põhimõtteliselt ma läksin ameeriklastega ühte patta sinna, et nagu nii hull oli see omega-3 tase, et täitsa 0. aga seda D-vitamiini Sina ka ära. Ma ei pidanud ostma seda. Mul tuli seda teistpidi. aga D-vitamiini Ei ole kunagi võtnud. Ei ole. Mitte kunagi. Äkki sellepärast, see võib sulle korraliku paugu panna. yeah. No väga hea. seda D-vitamiini vist üldse kuidagi, ma lugesin kuskilt uurimusest, et seda vist on vaja niimoodi, et kui sa, kas see oli aastas või oli, ütleme aastas vähemalt siis 100 päeva kõnnid päikse käes iga selle 100 päeva jooksul vähemalt tund aega niimoodi, et sul siis 5% kehast on kaetud, et nagu kes siin Eestis käib niimoodi. Ja edu sellega. Ja Just võimatu. kõige hullem pidi olema näiteks nendel pool ajast sajab veel ja ringidega ei lähe sinna. Ja kõige hullem pidi olema selle D-vitamiini selle taseme koha pealt nendel mustanahalistel, kes näiteks kuskile Rootsi või Norra on kolinud, et nendel on ikka väga perses. Seal tulevad igasugused haigused, külmetushaigused tulevad lihtsalt niimoodi. Ma võin öelda, et 3 aastat Rootsis mul oli see, mis sa ütlesid, oli mul täidetud. Sa ei ole mustanahaline. Ei, ma räägin, et see, mis enne ütlesid. 3 aastat oli täidetud põhimõtteliselt. 3 aastat me panime kõik nagu päike välja tuli, siis me tegime väljas tööd hommikust õhtuni. Ja olimegi ainult kuradi lühikeste pükste ja kuradi palju ülekohaga. Aga sa oled solaariumist, kas sa saab ka vist D-vitamiini? Väga hästi. D-päike on ju tänapäeval vist, ma ei tea, palju sealt saab. Solaariumisest saab. Ma olen sealt käinud jah, aga ma ei tea, ma ei saa küll aru, et sealt midagi nagu oleks. Ja see on ka kui sa välja tuled, siis sa oled ju nagu värskem või nagu energiat rohkem või? Hommikul ärkad oled ka värskem. Perse peal see nahk on kõrvetatud, siis on muidugi nagu värskem. Jah, torgib. Ma ei tea, siis kui mina käisin seal, ma tavaliselt käisin sügisel, siis kui nagu need päevad läksid nagu pimedamaks ja siis käisin hästi tihti nagu solaariumis ja siis küll nagu tunned kohe nagu hoopis teine asi on olla, et üks asi on see, et kui sa peale trenni nagu sealt solaariumist välja tuled, siis sul on nagu kuidagi nagu uuesti nagu laetud selle energiaga või kuidagi edevad mehed ikka tunnevad ennast paremini kui ma olen ilus ka mäletan, kuidas ma Tartus solaariumis esimest korda elus käisin. Ma nädal aega istuda ei saanud normaalselt. D-päike ei ole vist siuke killer põletusega, tema vist ei põleta ära, vaata, kui tavaline vist seal käe sõltub mitte kui loll sa oled. Ei loomulikult jah, pooleks tunniks lähed, siis loomulikult. Me läksime kahekesti, võtsime kõige kangemad ja kõige pikema aega ja siis oli mõlemad kuradi nagu, see oli valus. D-päikses ma pole ära põlenud. Ja seal väga ei põle. Seal ma võtan ka mingi 20-25 minutit. Jah, seal magad seal või? Kusjuures päris ausalt ma jäängi magama ära. No ma mõtlengi 25 minutit. Mediteeri. Ma juba 12 minutiga jää magama. 6-7 minutit ei saa nagu. Siis tuleb see koputab ukse peale. Mis see koputab, külmaks läheb. Külmaks läheb, jah. Aga ütleme nende liigeserohtude juurde tagasi tulla. Aga solaariumis kunagi ära peereta. Pole plaanis ka. Sa vist proovisid. Aitsid idee. Mõjutad ette seda ringlust. Kõik 3 lähevad. Plahvatab või? Liigese toidust. Kui nende liigeserohtude juurde tagasi tulla, et põhimõtteliselt ka nad on ju sama nagu apteegis müüakse, eks ju, et seal on, mis seal need olid, 2... Seal see doos on ikkagi kehvem alati, ma soovitan, glükosamiin. Muidu on glükosamiin, MSM ja need kõik, kollagen. Aga põhimõtteliselt, kui see, mul emal oli siin puusaliigesega oli probleeme ja siis tal olid päris need retseptid ja asjad, et seal oli lihtsalt see, kogus oli suurem ja oligi kõik nagu ja täpselt sama toode müüakse poes ka, et täiesti nagu saad kätte, aga lihtsalt võtad 2 korda suuremat kogust, siis on juba retseptiga, eks ju. Et põhimõtteliselt nagu, kui sa käid selle arsti juures ära, kui sa saad võib-olla isegi selle retsepti, siis lihtsalt sul on sama asi, aga lihtsalt kogus on suurem, et seal mingid rohtused ei ole. Mingitele valuvaigesti keelidel on ka, kui on 800, siis on vaja retsepti, 400-st võid panna palju kui tahad enam.
et Nii põhimõtteliselt seal midagi erilist ei ole, et kõik need vitamiinid on kõik samad, et kui sa ostad toidupoest, kui sa ostad nagu kuskilt mujalt, kui sa ostad apteegist, ei, ta ikkagi on, ma räägin, see kogu see vahe ikkagi kogu on. see vahe, aga ma räägin, midagi nagu erilist ei ole, et mingi siuke asi, et nüüd kindlasti aitab, et nagu midagi siukest nagu. No kui sul on puudus, siis ta nagu võib-olla plahvatab sulle, et ta aitab, et vau. Okay. Nagu sul seda vitamiini puudust ei ole, siis sa tõesti ei saa aru. Aga ikkagi siis, mina tahan öelda seda, et peaks selle verepaneeli tegema, selle vitamiinipaneeli, et siis saad nagu täpselt teada. Õigem oleks loomulikult. Et siis sa oled kindel, et sa võtad nagu, asja pärast, eks ju, et sa niisama ei raiska raha, et võib-olla on hoopis midagi muud viga, võib-olla ongi neerud. Ikkagi vitamiinid, mineraalid kaitsevad sul ka neid rakke, kui sul rakkudes ei ole vastavat keskkonda, siis see haigus sinna sisse ei saa. Et selles mõttes peaks ikkagi kogu aeg natukene võtma. Jah, need kalaõli ja need asjad, jah, D-vitamiini. Inimestel on ka see, et nad ostavad apteegist, sest et nad usaldavad, et kuna apteek on ikkagi kontrollitud koht, et siis mingisugused... Ta on juba su toidupoe kõrval tihti lugu ja kes müüb nagu toidulisandid, sa tegelikult ei tea ju, kus kohast nad tulevad, kui palju sisaldus tegelikult seal on. Et... No apteegiga samamoodi ei pruugi. Ja apteegiga ongi olnud. Apteek on rohkem nagu eriti vanema generatsiooni inimestele on ikka palju rohkem nagu usaldus. Ja loomulikult. Kui sa lähed nagu toidulisandite poodi ja just vaatad mingi purk, kus on mingi koljud ja mingi monstrid on joonistatud, siis sa oled türa, kes mulle siin midagi vist ei ole vaja. Aga nende vitamiinidega ongi see sama, et sa saad ju, käid seal alguses ära, eks ju tuleb välja, et sul on defitsiit mingist vitamiinist, ütleme D-vitamiinist, siis ostad sealt apteegist, võtad 3 kuud ära, lähed uuesti seda verepaneeli tegema ja siis kui nagu ikka ei ole tõusnud, siis sa saad ju teada, et nagu see järelikult ei toimi, eks ju, et seal ei ole midagi nagu mingit keemiat. Või oli doos vale võib-olla. Doos võis olla vale. Et ostsidki apteegist, kus oli aladoseeritud, võtsid ühe päevas ja polnudki tolku. No apteegis ka tuleb mõelda, et see apteek paneb nagu oma juurde inlust ikka väga mõnusasti peale. Ja korralikult vaadates neid koostisi ja hindu. Ja just nagu, et seal... Kas seal veebilehel, mis sa mainisid, kas seal on ka nagu kogustest kirjutatud? Miks nii hilja sa jõudsid veebilehekülje juurde? Ma ei tea, sai nagu hooguvõttu ja mingest muud asjad tegemised olid ja. Okay, siis muud tegemised ka. Minu arvast ikka see veebikeskkond, see on ikka üks tähtsamatest praegu. Jah, kuigi konkurents on ka väga päris suur, ikka vaatad, neid on ikka metsikult palju tegelikult. Mis sul veebilehe aadressi? Minu arust see nagu on probleem on tänapäeval nendes, ütleme, kunagi oli probleem see, et sul oli võib-olla seal olid mõned tooted müügil, inimesed kurat, need valikut ei ole, et nüüd on sul pandud 50 toodet, tegelikult kõik on põhimõtteliselt sama koostisega. Nüüd on see, et sa ei leia hoopis sealt üles, et võib-olla võtad omale mingi, pigem tuleks sinna ajas tagasi minna, viia see nagu sinna tagasi ja panna ainult need head tooted müüki. Et sul ei ole mõtet ju 50 toodet, kui kõik on ju pre-workout. Jälle paljud tahavad ikka katsutada midagi uut võtta. Jaa, aga kui sa aga loe sealt pealt, see koostis on ju sama, mida sa siis katsetad? Kui see koostis on ju põhimõtteliselt kõigil sama. Sa saad maitset saad katsetada, aga koostis on sama ju. Aga seal ole vist sellest ka, et vaata, kellele keegi midagi soovitab ja ütleme, kui sina ise vaata soovitad, jah, see keegi ütles midagi, aga kui sa hakkad lugema sealt pealt, see koostis neid praktiliselt ju ei erine. Seal on võib-olla ühel on 300 milligrammi kofeiini, teisel on 320, ühel on 6 grammi margini, teisel on 5 grammi. Seal nagu see reklaam ja see kõik ka müüb ju väga. Kes on nagu eestveede, kes on nagu... See ongi tegelikult, aga see on, neid on juba, ei ole ju mõtet 50 tükki nüüd sinna müüki panna. Minu jaoks ka, ma olen nii palju vist vanakooli inimene, et minu jaoks on ka, ma tahan seda ühte valikut, ma ei taha neid 10 valikut. Siis sul lähebki sassi, vaata. Et pigem on see, et see on pre-workout. Tavaliselt need on netipoes ja siis seal sa saad panna kas 1000 need erinevad. Aga füüsiliselt poodi sa paned ainult see, mis sa saad nagu parima hinnaga ja saadki nagu... Aga inimesed ikka ütlevad, lähme sinna, seal on suurem valik, aga tegelikult sul ei ole, ma ütlen sulle, mis on kõige parem, võtagi seda kõige paremat. Aga tema tahab, seal kirjumpurk on, ma võtan hoopis selle, siis vaatab, kurat ei mõju. Hästi palju on selliseid näiteid tegelikult. Ja inimesed millegipärast nad tahavad seda suurt valikut, kuigi sellega nad ajavad omal minust asja palju keerulisem. Mis sul veebilehe aadress on? yourfitpoint.ee Okay. yourfitpoint.ee See ei, praegu mul selles mõttes veebileht pole valmis veel. Seal ei ole midagi, ma nagu ütlesin sulle, vaata, see tuleb detsembris. Aga mul on see Facebooki leht, kus mul on... Ma arvan, et meil podcast läheb ka üles detsembris alles. Jaa, ei, no vahet ei ole selles. Et see Yourfitpoint muidu Facebooki leht on seal need müügipunktid, kus ma seal. Et jah, ma olen alati öelnud, et kirjuta mulle, küsi nõu, et siis ma aitan sulle selle lisandi leida. Täpselt see, mis sa ütlesid, see, et üks on võitlussportlasele, teine on kulturistile, vaata.
et sul ongi seal 10 tükki ees, siis sa ei teagi, mida võtta, noh. aga selle peale sa oled mõtlenud, et nagu sinna kuskile juurde panna, et mida sa ise ma just soovitad? tahtsingi öelda praegu, jõuda selleni, et ma kavatsengi selle, ütleme, kui sa tõlgid selle ära, aga vaatad see, mis see tootjapoolne nii-öelda info, tegelikult see ei vasta tõele, nagu sa ütlesid, vaatasid, see doosid on liiga väiksed, et ma võiks sinna alla, ma mõtlesin, ma panen oma mingi kogemuse, mida toetavad ka võib-olla teaduslikud uuringud, et siis noh, et kuidas seda võtta, kellele ja kuidas oleks, tavaliselt seda nagu ei ole kuskil. ei ole jah. Isegi need, kus reaalsed poed on, eks ju, seal ka tegelikult noh, need müüjad või ühes poes on niisugune 45-kilane poisikene, eks ju, minu pikkune, teises poes on 145-kilane poisikene, minu pikkune, et noh, nende käest ka nagu noh, isegi kui nad teavad nagu noh, et mida nagu soovitada või ma ei tea, mis väärtusega see info on, mis nemad nagu annavad, et ma räägin, ongi just, et sa saad kas teiste kogemusi kuulata või tegelikult kõige lihtsam toetudki mingitele uuringutele, teadusuuringutele. ja teiste kogemustele ka, et teaduslikud uuringus on nad keeruline tavainimeste jaoks otsida. väga raske. Ei ole nagu nii, noh. Mis sul peab usaldusväärne inimene olema, kuskil naised saunas rääkisid, seda ei ole mõtet kuulata, jah. Seda kuulavadki kõige rohkem. Kahjuks küll, jah. eriti jah, kuidagi nagu noh, see naiste koha pealt ka on eriti raske, et kõik tahavad nagu saleneda ja alla võtta ja siis mingisugust tabletti võtta, et nagu kiiresti alla võtta ja mis tabletid praegu, kurat, mul juba kopees sellest küsimusest, kõik küsivad, mis tabletid praegu arstid kirjutavad välja, mis aitavad rasva põletada, et rasvast lahti saada? Eestis pidi apteekides otsas olema igal pool ja soomlased käivad uurivad ja mul ma ei tea, mitu korda küsida. Minu käest ka lambi inimesed küsivad Facebookis kusjuures. Pole kuuldki. See on see kuradi, ma ei tea, keegi uuri seal selle, mis see nimetus oli, see oraalne insuliini moodi need Venemaal mul on ostnud paar korda. Mingi, nagu, ma ei tea, mingi uus teema, et kõik võtavad julmalt alla sellega ja arstid kirjutavad välja ja metformin või mingi selline oli, no see ongi see oraalne insuliin nagu. Ei, metformin on midagi muud. See on oraalne insuliini sarnane nagu selline. Kas ta aitab siis rasva põletada? No ta aitab nagu ained see on retseptiga, nagu seda on saada? Eestis seda saada, jah. Sa oled ise proovinud? Jah. No ma Venemaalt olen toonud endale vanasti. Võtsid kaalus alla või? Aru saada küll? No seal, kui üledoos, siis kohe kõht lahti, siis muidugi võtad alla. Aga muidu ma eriti ei saanud aru, et kas nagu töötas või mitte nagu. Okay. Ja see pidi midagi olema, et peale sööki kohe võtad, siis nagu nende ainete, kehaainede omastamine on palju kõrgem ja omastab palju paremini seda kõike ja ma ei leia praegu üles ja küsin nüüd. Mul mitu inimest küsisid ja ma ei osanud vastata, et mis see kuradi imeravi, mis nagu arstid kirjutavad välja. Kas seal toidulisandite seal tööstuses või seal müügi, kas seal viimasel ajal nagu on midagi uut ka nagu tulnud juurde või ei ole mingit siukest asja, mis on nagu kuidagi hoopis teistmoodi või sellepärast, et noh, mina tean isegi neid kreatiini igasuguseid erinevaid neid derivaate ja neid on hästi palju. Need on alati olnud. Okay. Krealkaliinid ja mis need on vormid, et osa võib-olla ei hoiad vett. Siis kui meie alustasime, siis hea kui üldse midagi sai, et meie ostsime vist apteegist veel ja. Ja ei, noh, mina olen ka ostnud selles mõttes, jah. Ei väga uut midagi ole. Mida apteegist? Kreatiini ja valku ja vaata kunagi olid valgupurgid olid apteegis müügil seal mingi. Ja taikane omad oli. Nii rõve oli nagu valk. Oli rõve, jah. Kas kreatiin oli suu, aga too oli ikka. See üks kreatiini mingisugune vorm pidi olema siukene, et ta vist eriti vette ei seo. Ja krealkaliin, jah. Kergejõustlikesed söövad rohkem. Jah, et ta mõjub kuidagi teistmoodi. Et... No nagu plahvatuslikust ja jõudu natuke. Ta annab jõudu energiat, aga kaalu ei anna juurde, jah. Mis veel on? No ega sul monohüdraat ka ei pruugi anda, kui sa vett ei joo üldse. Monohüdraadiga pidi see olema, et sa pead seda puuvile suhkrut võtma juurde. Ideaalis ta siis pidi omastamine olema 50% paremna. Ma ei tea, kui tõsi see on ausalt öeldes. Mina ei ole küll vahet teinud selles mõttes. Ma proovin nii olen. Samuti kõige pullim see ka, et minu ajal, kui ma veel nende toidulisanditega tegelesin ja müüsin ka, siis oli niimoodi, et kreatiin ja kofeiin ei tohi koos olla. Jah, viib välja. Kofeiin viib päris paljud asjad. No loogika on ju selles mõttes. Loogika on, aga kõik ergudid sisaldavad fucking mõlemad. Loomulikult, loogika on.
aga noh, see on nii vähe, mis see kohvi viib, see on võib-olla ühe korra käid rohkem põiekal või kaks. aga no mul ongi seal, kui kohe kreatiini võtad, siis ei tohi kohvi juua. sa mõtled üldse ei tohi või samal ajal? üldse ei tohi, üldse ei tohi. Seal peale, mingi paar tundi enne ja peale ei tohi. See ei ole, ma ei usu. Aga võib-olla see kreatiin vaata esimene kord mõjuski nii hästi, sellepärast et siis jälgisid seda rohkem seda režiimi nagu, et seda kohvi ei joonud ja võtsid selle ei no esimene kord ikka kõik mõjub kohvi ma üldse ei joonud, sest mul nagu kohvimasinad ei olnud, raha ei olnud osta ja aga kus sa neid toidulisandeid said siis? Kreatiini ma tellisin, ma mäletan, Taikeni oma mul tõi see, ma seal Tartus kehakultuuris õppisin ja see Ahto Raska oli see vabamaadle ja tema tõi mulle Soomast nagu esimese purgina. See andis nii fucking kuradi efekti, 8 kilo võtsin juurde. No muidugi ma tegin trenni kõvasti ja üritasin esimest korda elus vist toituda ka normaalselt. Kaua sul need toidulisandid seal alguses püsisid, et kuna nagu mis mõttes püsisid? Kuna sa nagu, ütleme, kas sa hakkasid kohe, kui sa trenni hakkasid tegema, kohe võtsid toidulisandeid ka või? Ei, no trenni ma hakkasin tegema... Mitte see maadlus, ma mõtlen nagu jõusaali. Ei, no maadlus trenni kõrval ma tegin kogu aeg jõusaali ka, jah. Okay. Mina mäletan küll, ilgelt ahvatasid need purgid, et kui need tulid täitsa lõppvaatasid, neid saaks ainult... Ilge placebo efekt oli küll alguses, mäletan, et tavatoitu ei taht nähagi, saaks jälle selle seigi ligi. Ma vist alguses ikka päris kaua tegin ilma, vist ikka mingi 1,5-2 aastat. Ja ma tegin ka, aga no kui nad tulid, vaata, siis tuli ikka tead. Ei olnud raha nagu. Ta on nii rõve oli. See kreatiin see oli hea, aga algus oli võimatu juba. Algus nad olid nii jubeda maitsega, aga no jõid ikka, kui ja atleet ja ma ei tea, mis oli nagu see, no ei. See okserefleks oli nii. Praegu enam selliseid asju ei ole olemaski, et praegu on kõik on seal ideaalselt lahustuvad ja siukse, kõik on hea maitsega ja kas mina olen nagu mõtlenud kõigeks seda, et kui nagu selle toote, selle brändi taga on mingi tuntud inimene, et ta on tõesti mingi, et siis nagu, et see tagab seda, et ta on tõesti selles mõttes, kui ta on reklaamnägu, siis ta ilmselgelt ei taga seda. Temale ju makstakse pappi, et ta tuleks sinna ta isegi pole kordagi ma mõtlen niimoodi, et nagu on see võib väga vabalt olla niimoodi. Nagu selle, näiteks mingi need J. Cutleri toidulisandid või Ronny Colemani toidulisandid või... Kõik on samad tegelikult, kõik on sisu on ju sama kõigil. Kui ta on ise nagu huvitatud ja see on tema äri, siis muidugi ta on huvitatud rohkem selles, kui ta lihtsalt nagu reklaam näeb. Kõigil on ju sisu sama, sa võta kõik, pane kõiki toidu, midagi uut ei ole ju. Aga kas seal võib niimoodi olla, et mõnele on lihtsalt nagu peale kirjutatud, et koostis on selline, tegelikult ei ole, aga ütleme Euroopas pigem mitte, siin on kontroll ikkagi rangem. Euroopa toidulisandid. Euroopas on küll. No mitte terve Euroopa, jälle, need ma tean, mis nagu seal Ungarist ja seal tulid, aga seal ka oli päris palju paske, mida keegi kunagi pole kontrollinud. Uuringud, mis olid tehtud ja praktiliselt... Sama oli kanalihaga, kui poes keegi nüüd ütles, tehti uuringud, oli tegelikult rasva oli 2 korda rohkem kana. 50% ei vasta tõele, mis seal purgi peal kirjas, nagu pakendi peal. Sama poes võib toiduga, sa võid sama... Ja iga asjaga samamoodi. Kunagi, kui me seal laagris käisime, seal kulturismi ja fitnessi laagris, siis oli kõige kõvem oli see Dorian Yatesi see valk. Nii hea maitse oli. Oli jah, ma mäletan. See oli tohutult kallis. Ma käisin ka seal laagris kusjuures. Jaa, ta oli nii hea maitse. Ühes käisin, jah. Võsul või... Mis aasta? Võsul, noh. Mis aasta? 2008? Varem. Veel varem. Mister Messi oli seal. Ott oli Messi on siis, kui meie käisime. See vist oli enne, siis 1 aasta enne võib-olla. Ma ei mäleta ausalt seda. Seal oli ikka küll, laud oli toidulisanditest kõik looka ja kõike sai proovitud. Kusjuures need Eetsi tooted tänase päevani, ma ütlen, ma pole nii head saanud. Nad ei olnud nii, kuradi... Aga need Ronny Colemani neid oled proovinud? Millised sa mõtled? Need, mis ta ise enda nime alt toodab? Olen. Mul osas ei ole müünud ka seal mingid PCA-si ja pre-workout'e. Nad on vist natuke kallimad. Sutsukene võib-olla jaa, aga mitte väga. Aga kas see hind ei pane seda kvaliteeti ja kõike paika? Ta on ikkagi, ma räägin, ta on parema maitsega. Ja ta on sutsuke on ikkagi, või terakene on võib-olla rohkem paar grammi seda kõike, mis on vaja sees seal. Tooraine nii tuleb Hiinast ühe konteineri. Seda küll, jaa, loomulikult. Ja tihti veel niimoodi, sa võid Hiinast tellida juba, sul tehakse seal kõik ja purk ja kleeps ja kõik ja... Ja see Dorian Yatesi allkiri on juba all, jah. Aga sul on ikkagi see vajaliku tavalist on kallimates ikka rohkem sees. Enamasti ikka on ja maitse on parem. Ja ma olen kuulnud, et näiteks need mingid odavamad vitamiinid, et seal on täitsa mingi 0,0% mingit seda toimainet, et sama hästi, sa lihtsalt loobid raha tuulde, et sama hästi lihtsalt jätta ostmata, et sa oled juba plussis siis. Placebo.
et ma üritan jah niisugused omale müüki võtta, mille ma vaatan koostised läbi, et oleks kõik nagu õige, ei hakka seda valikut liiga suureks, ma arvan, ajama. kui sa tellid midagi sisse või kas seal on mingisugune, kas neid on kuidagi testitud kuskil laborites või saab seda kuskilt uurida? Seda ma ei oska öelda jah, kuidas nad muidugi sinna purki jõuavad. liiga peal on kirjas, et mingi testitud ja aga kuradi huisad. Aga päriselt, kas sellega seda me ei tea kunagi, kus sa seda infot, sa ei saa, see on, iga asjaga sa ei saa. Võimalik kuskil keldris kuradi seal labidaga nagu loobitud. Loomulikult see on iga asjaga, mis sa tarbid, sa ei tea kunagi, mis sa tarbid tegelikult võib-olla. Kas sa seal Fibol Saksamaal oled käinud? Mitu korda? Ma peangi 3 või 4 korda. Jah, ma olen ka käinud. Ott Kiivikas näiteks oma viimases raamatus ütles ju selgelt, et ta teadis, et see, mis ta müüb seda, mis ei mõju. No. Aga lihtsalt tuli raha vaja. Ma praegu ei räägi, ma tsiteerin lihtsalt raamatut. Ta ütles täpselt, et jah, kuna ma enam materiaalses maailmas, ma teadsin need asja, mis ma müün, 100% ei toimi. Et ma nagu ise üritan seda vältida. Et ma ei olegi rasvapõletajaid müün, kuna ma neisse ei usu. Et ma üritan nagu oma poes ka seda valikut hoida siuksena, et mis ma tunnen, et mis võivad nagu kaasa aidata. Neid nagu tellin. Kas rasvapõletajad nagu ei mõju selles suhtes, et kes seal rasvapõletajal, seal ei saa mingi placebo see on nii viimane vaata see efekti, kui see on toitumine, kõik peab olema nii paigas, et siis see juurde anda, aga tavaliselt, kes seda rasvapõletajat tuleb osta, tal on kõik nii... Nad loodavad käinud rasvapõletaja ma mõtlengi, jah. Aga sa oled, tuleb ma ka öelnud, et okei, sa võtad seal paar kilo selle rasvapõletajaga ja sa toitumis pole muutunud, eluviisi pole muutunud ja lõpetad seda rasvapõletaja võtmist, siis sul kuradi 5 kilo tuleb kohe kuradi tagasi. Ja, pigem on just see, et see rasvapõletamine, ainult seal nagu ütleme, enne võistlusi on siuke protsess, aga tegelikult kui sa tahad nagu alla võtta ikka kehakaalus, siis peab neid mitte ainult toitumist, aga kõike seda elu seda kõike rütmi peab muutuma, et sa ei saa näiteks enne magaminekut süüa. Enne võistlustega kõik sama lihtsalt, nagu protsess ikka sama lihtsalt. Jah, aga sa pead esiteks endale selgeks tegema nagu, mis asja sa võid süüa ja mis asja sa ei või süüa. Et sellest peab alustama. Vähem sööma, rohkem liikuma kõik nagu. Jah. Matemaatiline tehe. Kas on mingid siuksed toidulisandid, et mis sa tead, et on ikka kohe nagu inimestelt raha välja petmine või raha tuulde loopimine? No nagu ma ütlesingi, mina arvan, et võib-olla jah. Et rasvapõletajad on sellised? No võib-olla jah, enamustel inimestel, ütleme neil võib-olla, kes ei ole asjad paigas, siis nagu ma ei näe, pole näinud küll, keda see on kõhnaks teinud. Aga need mingid tribulused ja asjad ja? No aga näide on olemas, nii et ma ei tea, kas ma julgen vastu vaielda, kui ta ütles, et ta käis mõõtmas, tal toimis. Aga see on, ma räägin, libidot testa võib-olla seal 40-50 aastase mehel ei saa öelda, et on nii-öelda raha välja petmine, et temal ongi võib-olla seda vaja. Aga et seda arvata, et see sul nagu testotaseme kuhugi mägedesse tõstab, siis ma arvan, see on nagu jah. Aga need mingisugused, ma ei teagi, kuidas need nimetatakse, ongi mingi spetsiaalsed mingisugused testosterooni tabletid või? Ei, see on ikkagi, ikka tahetakse müüa. Et kui ta on mingisugune tablett ja sinna on peale kirjutatud, et tõstab testosterooni taset, siis ta on nagu väga kaheldav. Ei, selles mõttes, nagu ma ütlesin, see DA jällegi on tõestatud, ta ikkagi tõstab. Et sa vaata, mis seal sees on. Aga see efekt on minimaalne nii või naa. Aga nüüd ütleme, mitte nagu spordiga seonduv, aga pigem nagu siuke igapäevaelu, et siukene koolis siuke õppimine ja kas sa ka oskad midagi soovitada, et mis nagu seda mälu ja kõike seda parandab, et mõtlemist? Võib-olla lihtsalt, et ei tekiks seda vitamiini puudust, kui sul on vitamiini puudust, siis võib-olla kõik eluvaldkonnad kannatavad. Et need vitamiinid ei ole ju ainult sportlastele. Aga siis ka, et selle C-vitamiiniga ei ole mõtet, eks ju. Aga lihtsalt ma seda soovitan ikkagi, et see vanemake tuleb ka toidulis neid poest ostab selle vitamiini, kui sealt apteegist võib-olla. Okei. Koensüümi ei ole katsutanud? Ei ole, mina ei ole, jah. Q10? Jah. Ei ole, jah. Millega ta pidi? See midagi pidigi nagu ajule vist nagu mälule ja sellele. No pigem oli vist pigem nahale ja niimoodi, et saad ilusaks. Saad ilusaks. Vaevalt Ei, minu arust ei olnud nahaga. Mul on üks sõber on töö juures, kes hästi palju igasuguseid neid
noh, neid kõiki, ma ei teagi, kuidas seda teemat nimetatakse, neid, mis praegu on hästi populaarsed, et mis need energiat annavad ja mõtlemisvõimet parandavad ja et nagu sellisesse, minu meelest sellisesse valdkonda nagu liigub see kõik edasi, et varsti hakkavad need toidupoes ka müügil olema ja ei, loomulikult. ja mis seal tervisepoodides üldse on nagu teistmoodi, et need mingid seened jah ja. Oleks need superfoodid, aga no see on ka loll jutt, ega superfoodi ja supermänne pole olemas. Et selles mõttes jah, et on lihtsalt mingi toit, mis ei ole võib-olla kahjulik, on pandud on ilge superfood. Ei, no ma ei tea, minu jaoks on see lollide tipp on kirjutada ala müüa mingi eriti kõrge valgusisaldusega lihana. Kuidas see võimalik lihtsalt, nagu biomehaaniliselt või? No selles mõttes mõnel lihal on ju kõrgem, kui ütleme, veisel on kõrgem, siis ta no jaa, see on nagu veiseliha on veiseliha ja sul ei saa olla veiseliha, kus on rohkem proteiini kui teisel veiseliha. Selles mõttes küll, ta mõtlebki, et tal on rohkem kui sealihal. Ei, no see aru saad, aga lihtsalt, et kui... Kus seda müüakse või reklaamitakse? Eestis, noh. Salendavad batoonid on veel, kus on palju suhkurt ja rasva. Keegi reklaamis ju see mingi kõrge valgusisaldusega liha nagu no. Valgupulbri peal üles kasvad loomad äkki. Jah. No jaa, noh. Minu jaoks see natukene... Aga mingid suurema valgusisaldusega mingid munad ja sepikud ja need on ju olemas ja... Munad? Kuidas on munad? Ma ei tea, kas nad on ise on suuremad vist või? Ei, no ta on lihtsalt suurem ja ta on nagu sellepärast, et... Et noh, lihtsalt üks muna, aga seal on rohkem valku nagu sellepärast, et ta on ise suurem. Jaanalinna munamüüja üles on valgupomm, noh, täielik nagu... Suurema valgusisaldusega. Jaa, väga kõrge valgusisaldusega. Ja siis pead 10 muna tegema korraga. See on valku, no. Piisab ühest munast, no. Päevas, no. Kas sa veel tahad midagi lisada, Mark? Ma arvan mitte, kõik on nagu enam kokku võetud, tegelikult ei tasu nagu asja keeruliseks ajada, ma nägin need mingi Q10 ja superfoodid ja et siin ongi need, millest me rääkisime, need ongi põhilised ja sealt ei ole mõtet kaugemale vaadata tegelikult. Et see mõnda asja võid ju seal proovida, aga pärast kui nagu... Aga no kõige seda ma ütlen jällegi, tegelikult ise proovinu teeb kõige rohkem targemaks. Seda ma soovin seda alati, kui sa proovid, ega sa ära ei sure ju. Ta siis proovida? Jaa, nüüd vist enam ei taha. Ei, see proovin alati kõige lolli kindla. Ilusaks, no. Veel ilusamaks on võimatu saada. See Q10 minu meelest on kõigis nendes naiste nendes kreemides ja asjades, et... Kuidagi või see ei olnud Q10. Ei, ma vaatasin käes, see parandab nagu juuste kasvu. Juukseid on sul ja juurde vaja? Mul igal selja peale. Okei, aga siis ma arvan, et vast tänaseks lõpetame ja täna oli päris palju juttu, et nagu nüüd on kõigil on pea kindlasti mõtteid täis, et mida juurde osta ja Kristjan juba siin tahab juba otsib rahakotti välja, et autosse ei... Et siis kõik ruttu toidulisandeid ostma ja järgmise korrani. Jah. Nägemist.